Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 43. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnus Huubis. Täna kutsusin külla naisterahva, kellega me hakkame rääkima lugemisest ja sellest, kuidas on lugemisega lood Tori vallas. Tere tulemast, Ene Michelis. Tere, Regina. Alustame siis kohe sellest pihta, et kuidas siis on Tori valla elanikel lugemisega lood, et kui, mul on ju hea küsida, ma olen ka Tori valla elanik, et kui tublid lugejad me oleme? Rõõm kuulda, et sa oled Tori valla elanik. Tegelikult me oleme ju väga kasvav vald, kui mujal Eestimaal öeldakse, et rahvastik väheneb, siis Tori vallas on lood natuke teistmoodi. Meie suureneme ja kui hetkel on Tori vallas 12 000 elanikku, peale ka ütleme 12 500, siis tegin väikse arvutuse just enne siia stuudiosse tulles, et iga 5 Tori valla elanik on registreeritud kasutaja raamatukogus, aga see on puhas statistika, sest et meie raamatukogudes, mida on üle valla 6 pluss 1 välisteeninduspunkt, käivad ka väga palju inimesi väljaspool Tori valda, nii et ma arvan, et nende inimeste hulgas, kes meie teenuseid kasutavad, on rohkem. Ja teine asi on see, et mõni ju käib vastupidi just nagu Pärnust võtab, eks ju, mis näitab, et lugemine tundub, et on Tori vallas igati au sees. Ja raamatukogu kasutamine üldse, üks asi on lugemine, aga teine asi on kõik need muud teenused, mida inimesed raamatukogust järjest enam tulevad küsima, pluss muidugi sündmused. Erinevad lugemisaastaga seotud, mis meil just õppes Eesti raamatu aastaga seotud erinevad ettevõtmised, kultuurisündmused. Aga alustame siis nendest erinevatest tegevustest, erinevatest teenustest. Vanasti oli raamatukogu koht raamatute ja ajalehtede jaoks. Mis see tänapäeval on? Ja tõesti see oli nii, et inimene tuli raamatukokku siis, kui tal oli vaja raamatut või ajalehte lugeda. Nüüd juba üle 10 aasta kindlasti ja rohkemgi on raamatukogu see koht, kus inimene tuleb lihtsalt, astub sisse, et aega veeta, oodata bussi või kasutada internetti. Järjest enam on neid inimesi, kes vajavad raamatukogu hoidja abi digimaailmas. Erinevate digiteenuste kasutamises, olgu selleks siis praegu tuludeklaratsiooni esitamine või siis digiallkirjastamine dokumentidel ja pluss veel mõned sellised puhttehnilised asjad nagu piltide kustutamine telefonist, kui on mäluruum täis, nii et kaasaegne raamatukogu hoidja peab oskama lisaks raamatute soovitamisele ka tehnikat väga palju. Kui sa nüüd võrdled seda selle ajaga, kui sina tulid raamatukogundusse ja tänapäeva? Erinevus on ikka väga-väga suur. Tollel ajal pidin ma teadma, mul on meeles selline juhtum raamatukogust, kui ma olin 90. aastate alguses raamatukogus tööl ja tuli minu käest inimene küsima triumfikaardile raamatut ja ma ei leidnud seda pealkirja järgi, et ma ei teadnud, et on Arte Triumf. Siis nüüd peab sa oskama lisaks sellele raamatule leida, sul on muidugi programmid kõik abiks, tollel ajal polnud ja mingid programme, et sa pead teadma ka kõike tehnikast, nii et mitte mina ei ole seda öelnud, vaid seda on öelnud paljud teised Eestimaa raamatukoguhoidjad, et raamatukoguhoidja on nagu Unt Kriimsilm. Kuidas sind see maailm nii paeluma hakkas, et sa jõudsid kõigepealt raamatukogu hoidjaks ja siis sealt edasi juba raamatukogu direktoriks ühel pool ja teisel pool, et kuidas see maailm sinule avas ennast? Ma arvan, et minu lugu on klassikaline. Ma lõpetasin Sindi keskkooli ja pärast seda mõtlesin, et peaks minema kindlasti edasi õppima kõrgkooli. Valikus oli 2 täiesti erinevat asja, üks oli Tartu Ülikooli bioloogia ja teine oli siis eesti keele kirjanduse õpetaja. Aga kuna üks klassiõde läks õppima Tallinna Pedagoogilisse instituudi bibliograafiat ja raamatukogundust, siis ma mõtlesin, ma lähen temaga kaasa ja mina sain sisse, tema ei saanud. Ja sealt algaski minu raamatukogu hoidja tee, nii et ma olen raamatukogus töötanud alates 1989. aastast. Räägi nüüd palun täitsa ausalt, kas te tõesti kõik raamatukogu hoidjad, kes te töötate seal, loete päevast päeva ainult raamatuid? See oleks meie unistus. Ma olen kõikidele oma kolleegidele,
kellega ma praegu koos Tori valla raamatukogus töötan ja neid on peale minu 9, olen öelnud, et te võite töö ajal lugeda, aga kahjuks seda aega neil ei ole. Loevad raamatukogu hoidjad oma vabast ajast, et olla kursis, mida inimestele soovitada, sest et eks raamatukogu hoidja töö on nii nagu mõnes mõttes nagu poemüüja ametigagi, et inimene tuleb ja ütleb, et palun anna mulle midagi head. Ja ma arvan, et poes ka poemüüja peab olema proovinud mingi salati väikse tirtsu ära, et öelda, et jah, see tõesti on hea salat, samamoodi peab ka raamatukogu hoidja teadma, mis raamatut ta oma lugejale soovitab ja seda parem on seda teha väikses maakohas, kus juba raamatukogu hoidja tunneb oma lugejat. Kõiki raamatuid kindlasti ei jõua nad läbi lugeda, aga selleks on olemas meid abistav internet ja telesaated, kus ka raamatukogu hoidjad saavad targemaks. Et ühesõnaga tullaksegi täitsa tavapäraselt küsimusega, et anna mulle midagi head lugeda, et nagu ei tea ise, kust pihta hakata. Ja see on veel hea, kui küsitakse, anna mulle midagi head. Palju keerulisem variant on see, kui tuleb lugeja uksest sisse ja ütleb, et ma lugesin kuskil 20 aastat tagasi ühte roosade kaantega raamatut, seal peal oli üks tüdruk ja mets oli taustaks, et palun mulle seda raamatut. See on palju keerulisem variant, nii et kui ta küsib midagi head, siis midagi head me kindlasti leiame. Kuidas te selle teise variandi lahendate? Selleks on siis oma chat meil Tori valla raamatukogu töötajatel omavahel ja siis põrgatatakse seda, kas keegi mäletab, sest mul on väga palju staažikaid töötajaid ja keegi ikka kuskilt mäletab mingit raamatut ja sageli ikka leitakse see üles ka. Mis on hea raamatukogu hoidja eeldus, et võib-olla mõni noor kuulab praegu, kes ka mõtleb, et aga ma tahaks ka mingit eriala õppima minna, aga olgem ausad, tänapäeval on väga raske seda valikut teha, sest et see on nii lai, esiteks on ju mida valida. Et mis on siis need eeldused üheks heaks raamatukogu hoidjaks saamisel? Kindlasti on see uudishimu, sa pead tahtma inimestega suhelda, sa pead mõtlema, et klient peab mahtuma sinu päeva, mitte sina ei pea mahtuma kliendi päeva. See, kas sa raamatuid nii väga armastad selle kõige juures, ei ole kõige tähtsam. Sa õpid neid raamatuid armastama, kui sa tuled sinna tööle, aga sa pead olema väga hea suhtleja ja oskama olla ka kolleegidega väga hea. Mida üldse raamatukogu hoidjaks saamisel õpetatakse? Mida siis üldse nagu, mis on see A ja B koolis nii-öelda? Selle asjaga nüüd Eestis ongi nii, et 2 aastat juba ei saagi raamatukogu hoidjaks õppida. Enne seda oli veel võimalus selleks Tartu Ülikoolis, infoteaduste osakonnas ja ka meil Tori vallas Sindi raamatukogus on üks noor kolleeg, kes on lõpetanud selle, aga praegu enam raamatukogundust kui sellist ei õpetata, eks muudelt erialadelt inimesed tulevad raamatukogusse kõrgharidusega ja siis lähevad kutseõppesse, mida on võimalik õppida Rahvusraamatukogu juures Tallinnas ja siis omandavad raamatukogu hoidja teadmised selle kutseõppe käigus. Nii pidi hoopis tänapäeval. Kas siis huvi oli väike, kuidas nagu te tööalaselt tunnetate või on lihtsalt rahade kokkuhoiu eesmärgil mingisugust asju reorganiseeritud? Sellele küsimusele ma täpselt vastata ei oska, aga mulle tundub, et seal on mingi kokkuhoiupoliitika, sest et tegelikult need noored, kes ikkagi raamatukokku jõuavad, oleksid huvitatud infoteaduste ja seal hulgas ka raamatukogunduse algtõdede saamisest, sest kes siis veel Eesti raamatu ajalugu ei peaks teadma kui raamatukogus töötav inimene. No see mõttekoht, aga seda me täna siin lahendama ei hakka. Just. Rääkides sellest, et on ka lastel ikkagi teemaks, et see lugemine on natuke nagu vaevarikas, et väga nagu ei taheta lugeda, et pigem nagu tahetakse nutiseadmes olla, eks ju. Kuidas sinu praktika näitab, et kas see on siis see olukord nii hull? Tori valla raamatukogu näitel ma võin öelda, et meil on sellised vahvad raamatukogu hoidjad, kes teevad tõeliselt tööd lastega. Ja milles see töö siis seisneb? See töö seisneb eelkõige töös õpetajatega. Raamatukogu hoidjatel peab olema väga hea kontakt kohalike koolide ja lasteaedadega. Kui see õpetajatega silmside
on loodud ja õpetajad on saanud aru, et meie sõnum nendel on aidake meid teid aidata, siis õpetajad tulevad oma lastega kas lasteaiast või koolist tulevad raamatukokku või ootavad siis raamatukogu hoidjat kooli. Raamat jõuab lapseni läbi õpetaja, läbi raamatukogu hoidja ja läbi kodu. Alati ei saa öelda, et kodust algab nüüd kõik, sest et kui ka lapsel kodus ees ema ja isa ei loe, aga tal on kõrval hea õpetaja või tore raamatukogu töötaja, siis lapsest saab ka lugeja. Ehk et nii oluline on ikkagi see omavaheline suhtlus, ehk et see kõige paremas mõttes klienditeenindus. Just, et lapsed naerusuvi tulevad ikka raamatukokku, kui nad teavad, et neid ootab ees üks tegus raamatukogu hoidja, kes mängib nendega põrandal erinevaid mänge, toob sinna juurde erinevad raamatud. Põhiline on see, et raamatukogu hoidjal on endal sära silmis lastega tegelemiseks. Kuidas raamatukogu hoidjad hoiavad seda sära silmis endal, et siis oleks teistele energiat anda nii-öelda? Raamatukogu hoidjatele, ma räägin nüüd, kuidas on Tori valla raamatukogudes. Meil on sellised vahvad programmid lastele. Näiteks teist suve juba on suvine laste lugemismaraton. Reeglid on välja töötatud, sellised vahvad lastepärased, mis toovad ka suvel lapsed raamatukokku juunist kuni augustini ja lapsed saavad endale väiksed nimekirjad, mida lugeda. See peab olema kõik mänguline ja see peab kindlasti lõppema mingi nänniga või koogisöömise ja morsi joomisega. See on lastel väga oluline, et nad midagi pärast seda saaksid. Siis muidugi üle vabariigiline lasteraamatu programm Lugemisisu toob lapsed raamatukokku. Need on juba Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt välja töötatud raamatukogu tunnid, mis siis kohapeal ette valmistatakse ja mida siis meie raamatukogu hoidjad, ma arvan, et 10 aastat kindlasti oleme me osalenud juba enne, kui Tori valla raamatukogu loodi, juba enne Suure Tori valla moodustamist. Et kui raamatukogu hoidjal endal on põnev mingit tundi ette valmistada, siis on ka lastele sellest kasu. Kui raamatukogu hoidja mõtleb, et ma pean nüüd siis selle tunni jälle ära tegema, siis ei tule sellest midagi. Nii et sära silma toob see, et ta saab midagi uut teha ja raamatukogu hoidjal peab olema endal põnev. Kas on näha ka kuidagi ealistest iseärasustest, kes on nagu rohkem huvitatud raamatute lugemisest, kui me räägimegi Tori valla näitelt siin peamiselt, eks ju. Et kas on nagu näha ka, et mingi vanusegrupp on nagu rohkem huvitatud, vahepeal on nagu vähem huvitatud ja siis võib-olla jälle see mingi aeg kasvab see huvi, et kas saab niimoodi ka statistikat välja tuua? Kindlasti saab. See lasteraamatupäev, mis meil tulemas on 28. märtsil, sinna me oleme kutsunud lapsed vanuses alates sünnist kuni 13. eluaastani. See ongi nüüd see grupp lapsi, kes kõige meelsamini käivad raamatukogus, kes käivad koos emaga, vanaemaga, vanaema, vanaisaga ja siis kuskil teismeeas 15, 16, 17 seal kaob ära ka õpetajate huvi raamatukogu tundide vastu. Seal kaob ära lapse enda vabatahtlik lugemine, mitte kõigil, aga ikkagi suures osas. Ja tullakse niinimetatud koolikirjanduse pärast raamatukokku. Minule endale isiklikult ei meeldi sõna kohustuslik kirjandus, ma olen seda igal pool välja öeldud. Mina ütlen, et see on koolikirjandus, see on ikkagi õppetegevust toetav kirjandus. Ja kui ka õpetaja on öelnud lapsele, et mine raamatukokku ja võta Eesti kirjaniku raamat, kus on 150 lehekülge ja laps tuleb sellise päringuga raamatukokku, siis minule isiklikult jällegi see ei meeldi. Et me leiaksime lapsele väga hea temale sobiva raamatu, kus on 132 lehekülge, aga laps ütleb, ma ei või seda, mul peab olema 150 lehekülge. Nii et siin on veel natukene koostööd õpetajatega vaja teha. Aga üldiselt jah, et kuskil seal niimoodi 15, 16, 17 on sellised lapsed, kes võiksid rohkem raamatukogus käia, aga ju siis on neil teised huvid. Seda mõtet, seda nagu ütleme natuke
heas mõttes vabamalt võtmise mõtet rääkis mul ka tütar, tema on 15, saamas 16 ja ta tõi ka välja sama murekoha, et ütles, et väga oluline on lugeda Eesti klassikuid, et mis on nagu tõesti see koolikirjandus, aga muus osas võiks olla õpilasel võimalik endal valida, mida nagu nii-öelda lugeda, et seda isu temas kasvatada, mitte nagu selle 150 lehekülge või nagu on X kirjas, on ju. Ja on väga toredaid õpetajaid, kes tulevad raamatukokku ja koos raamatukogu hoidjaga vaatavad üle selle õppetegevust toetava kirjanduse nimestiku, mis on olemas, koolikirjanduse, ja ütlevad, oi, see on nüüd hea Eesti lasteraamat on, sest igal aastal valitakse ju Eestis hea lasteraamat, hea noorteraamat. Ja kui õpetaja on ise aldis kõikide nende asjadega kaasa minema, siis ta ütleb, et oi, võtame selle raamatuprogrammi, aga kui ta ei ole, siis on need meelised ja tasujad ja ikka need samad lähevad edasi, nii et hästi palju on õpetajas ka kinni. Ehk et sisuliselt saan ma õigesti aru, et on õpetajatel ka teatav tegutsemise vabadus valida ja soovitada õpilastele, aga see mugavustsoon on natuke see, mis hoiab kinni, mitte küll kõiki, aga osade puhul. Kindlasti on ja kui me nüüd mõtleme selle peale, mis raamatud maksavad, siis me ei jõua osta raamatukogusse, ütleme, Jaanus Vaiksoo King number 40, 25 eksemplari, aga meil on selle eest Jaanus Vaiksoo teisi raamatuid ju niivõrd palju, et kui õpetaja ise teeks rohkem tööd, loeks kõik need 5 osa Jaanuse raamatutest läbi, siis oleks ju lastel rohkem valikut ja ma arvan, et see õppetund oleks ka ju põnevam. Üks laps räägiks ühest raamatust, teine teisest, et sellega saaks mängida. Kuigi ma ise õpetaja ei ole, aga kui ma oleksin, siis ma mõtleksin nii, nagu ma praegu räägin siin. See on nii äge asi, mille sa välja tõid ja ma arvan, et see on koht, mille peale tasub mingil hetkel ka pikemalt peatuda ja mõelda selle peale, et kui palju on õpetajatel võimust ka endal läbi enda hea eeskuju lastele seda eeskuju nii-öelda anda. Aga rääkides nüüd sellest tunnustamisüritusest, see on küll kutsetega, see pole kõigile avatud, aga kui pika traditsiooniga see ettevõtmine on? Kui ma Sindi raamatukogusse tööle tulin 93. aastal, siis kogu aeg tundsime, et oleks vaja neid lapsi, kes on raamatukogu sõbrad ja kes käivad raamatukogus, neid oleks vaja tunnustada rohkem kui ainult see, et öelda sulle aitäh. Siinkohas ma pean kohe ära mainima, et mulle ei meeldi sõna tubli, see tubliks olemine. Et öelda lapsele aitäh, me mõtlesime, me kaalusime ja aastal 2011 jõudsime me sinnamaale, et me hakkasime tähistama Sindi raamatukogu lasteraamatupäeva. Miks üldse seda tähistatakse aprilli alguses, 2. aprillil on see, et siis on Hans Christian Anderseni sünniaastapäev ja rahvusvaheline lasteraamatupäev ja püüdsimegi sellega siduda juba Sindi raamatukogu ajal. Alustasimegi niimoodi väga tagasihoidlikult, näitasime lastele multifilmi, lugesime raamatut, tegime käelisi tegevusi ja kasvas see üritus ja nüüd, kui 2019 loodi Tori valla raamatukogu pärast valdade ühinemist, siis mõtlesime, et läheme selle traditsiooniga edasi. Küll aga tuli kohe peale koroona, nii et 2 esimest lasteraamatupäeva toimusid, aga toimusid piirkonniti, nii et iga piirkonna lapsed said tunnustatud. Ja sealt edasi siis 2022 oleme me läinud selliste suurte sündmuste peale, mis toob kokku siis raamatukogu programm Urram on meil, mida me kasutame. See on meil aluseks, kust me võtame välja need lapsed, kes on eelmisel aastal kõige rohkem laenutanud, aga raamatukogu hoidjad teevad ka siin väikese valiku, vaatavad, et tegemist ei oleks pelgalt pikendatud raamatutega, vaid laps on ka tõeliselt raamatukogu sõber ja on raamatukogus käinud väiksemad lapsed siis koos emaga, koos oma kodustega, kes ise veel ei ole lugejaks registreerunud. Ja siis nüüd sel aastal on kutsutud Tori valla raamatukogu 7. lasteraamatupäevale 66 last koos peredega. Nii et iga laps, kui ta saab kutse, siis tal palutakse vastata, mitmekesi nad perest tulevad, nii et
et kui möödunud aastal oli meil 85 inimest mahtus ära Sindi seltsimajja, siis praeguste andmete kohaselt on meil sama palju inimesi tulemas. Ja igal aastal on väike traditsioon ikkagi see tordi söömine, morsi joomine, aga sinna juurde kuulub alati üks üllatusesineja. Ja see on nüüd see koht, et midagi peab alati muutuma, et asi ei muutuks üksluiseks, ei raamatukogu töötajale ega ka lapsele, sest ka mõni laps käib ju aastast aastasse ja igal aastal siis uus üllatus tulemas. Selle aasta üllatust ma välja ei ütle. Eelmine aasta oli meil lasteteater, üle-eelmine aasta oli teadusteater 3 põrsakest, tehti pauku ja tuld pritsis Sindi seltsimäe lava pealt. Siis eelnevatel aastatel veel me oleme mahtunud ära nii Are huvikeskusesse kui ka Tori rahvamajja. Piiptuut ja Lotte käisid seal meil esinemas, aga nüüd on meie laste arv nii suureks ikka, kes kutsetega tulevad, et me mahume ära Tori vallas ainult Sindi seltsimajja. Kuidas see laste arv nii suureks läinud siis on? Laste arv on läinud suureks sellepärast, et on niivõrd palju võrdseid lugejaid, et kui on seal ühe ja sama taseme peal lugejaid palju, siis me ei saa jätta ju seda last välja, kui me näeme. Raamatukogu hoidjad teevad muidugi selle töö ära, kui nad näevad, et need lapsed on võrdsed. Ja ma arvan, et sellise suure valla peale 65 kuni 70 last, see on täiesti arvestatav. Kas need on erinevates vanusegruppides arvestused, et ma mõtlen pisemad ju ei jõuagi nii palju kui 10-aastane, eks ju? Jaa, raamatukogu hoidjad teevad valiku, vaatavad numbritele otsa. Kui need vanusest 0 kuni 13 kutsutakse lapsed, siis ka need lapsed kõik saavad ju kingituse. Ja mis selleks kingituseks on? Loomulikult raamat. Ja põhimõtteliselt Eesti kirjaniku raamat. Ja need raamatud on ju ka kõik erinevas vanuses lastele erinevad. 0 kuni 5 aastastele, 5 kuni 7 ja 7 kuni 10 ja siis 10 kuni 13. Kõikidele lastele eraldi raamatud. Ja kui veel ühest perest on kaksikud, siis on keeruline lugu, siis tuleb ka temale teine raamat leida, et mitte 2 ühesugust raamatut ei läheks peresse. Nii et sündmuse ettevalmistamine on alati üks suur ettevõtmine, mis pakub raamatukoidjatele rõõmu ja me teeme seda viimased 4 aastat koos Tori valla kultuurikeskusega, nii et nendele ka sellest suur aitäh. Kui usinad on need kõige usinemad lugejad, et mitu raamatut need siis aastas tuleb umbes, on seda võimalik välja tuua? Ma arvan, et kui mul oleks siin praegu meil raamatukogu töötajad, siis nad kindlasti oskaksid seda öelda, aga no ma pakun, et lisaks koolikirjandusele, mis lapsed niikuinii peavad lugema, et lisaks sellele ikka iga kuu veel paar raamatut, nii et no ma arvan ikka sinna kuskile 50 raamatu ringi tuleb ikka usinematel lugejatel ära. Kuule, mõnel täiskasvanul polegi nii palju. Ja, täiskasvanutega meil Tori vallas on üldse selline vahva asi, et meil on täiskasvanute lugemusest ülevaade ühe vahva lugemismänguga, mille nimi on lugemise proovikivi. Ja see proovikivi läks käima 5. hooaeg ja seal on siis sellised lugejakaardid, kus on peal 30 raamatut, mis erinevatel teemadel tuleb aasta jooksul läbi lugeda. Nii et on neid, kes osalevad mängus ja loevad läbi ühe kaarditäie ehk siis 30 raamatut kaardilt, aga on ka neid, kes loevad aasta jooksul 3 kaarti ehk siis 90. Räägime sellest mängust ka natuke lähemalt, kas ta läks käima aasta algusest või mis hetkest? Ja, see lugemismäng läheb käima tavaliselt 1. jaanuarist ja kestab siis aasta lõpuni. Selleks on kohe selline väikene sündmus, lugemise aasta algus ja pärast ka siis, kui on järgmise väljakuulutamine, on eelmisest mängust kokkuvõtete tegemine, autasustamine, väikene esineja on kutsutud ja selle mänguga on nii, et kes on osalenud ja pole lõpuni jõudnud, saab ikka väikese meene. Kes on osalenud ja soovib osaleda loosis, on läbi lugenud kõik need 30 raamatut, siis toimub nende osalejate vahel väike auhinnaloos. Fortuna tõmbab välja nime ja inimene saab endale, ma arvan, et päris head auhinnad, kui selleks on näiteks
Rahvaraamatu kinkekaart või Tori valla meene või midagi veel põnevamat. Kas need 30 raamatut on juba nagu paigas need teemad või ta saab teema sees valida ise raamatu, kuidas see mäng käib? Ja, need teemad on kõik raamatukogu töötajate poolt ette valmistatud. Need on välja mõeldud, nende väljamõtlemine võtab päris oma aja, see põrgatatakse omavahel. Näiteks sellel aastal ma ise ka alustasin selle mänguga. Sellel aastal on põnevaks teemaks on kirjanike pere, kas ema, tütar, poeg, õde, venda. Siis kindlasti Jaan Krossi teos, kindlasti peab olema seal kirjanik, kellel on sellel aastal mingi ümmargune sünnipäev. Või siis kindlasti mõne sarjaraamat, olgu selleks siis Moodne aeg või Punane sari. Ja need on alati põnevalt pealkirjastatud need teemad, et näiteks raamatu kaanel on hobuse pilt. Ja ükski lugeja ei pea selle pärast muretsema, et tal jääb see endal leidmata. Raamatukogu hoidjad aitavad alati nende raamatute leidmisel. Ja kui palju endal on siis juba raamatuid loetud sellest aastast? Selles mängus ma arvan, et hetkega kuskil 6 raamatut, sest et mul tuleb lugeda ka muid asju lihtsalt. Aga ma loodan, eelmine aasta ma ei saanud kõiki loetud, jäi 28 raamatut, aga vaatan, kuidas sel aastal on. Kas kripeldama ei jää? Ma mõtlen, et kui on 2 raamatut, siis tahaks ju natukene ajapikendust, et saaks ikka kirja kõik need 30. Minul isiklikult ei jää, aga ma tean küll neid lugejaid, kes ütlevad, et detsembri alguses, mul on veel 3 raamatut lugeda ja siis tuleb sellise õhinaga nagu see sama laps, et andke see kõige õhem raamat, et saaks vähemalt selle kaardi täis. Ja muideks selle mänguga on nii, et selles mängus osalemiseks tuleb need raamatud laenata just Tori valla raamatukogu erinevatest haruraamatukogudest. Need ei ole nii, et ma kodus loen ja oma raamatu riiulis või lähen võtan Pärnu keskraamatukogust. Sellega me nagu toomegi lugejad enda haruraamatukogudesse. Te peate tõesti pidevalt nipitama ja nuputama erinevaid variante, kuidas inimesi endale külla nagu kutsuda ja tuua nii-öelda. Ja, mulle meeldib sinu väljend, et nipitama, nuputama. Mulle ei meeldi üldse, kui keegi ütleb, kuidas te meelitate raamatukokku inimesed. Meelitamine ei ole, me kutsume, me nipitame ja teeme erinevaid selliseid keerulisi asju, aga mitte ei meelita inimesi. Aga siis rääkides nüüd sellest mängust veel, et kui mõni nüüd praegu juhuslikult kuuleb esimest korda alles, et aga mõtleb, et ma teeksin ära selle 30 aasta lõpuni on nii kaua aega veel, et kas ta saab praegu ka veel sellega ühineda või see on ikkagi need, kui aasta alguses start on, et siis nagu läks käima ja rohkem nii-öelda pardale ei saa? Ja, täiskasvanute mänguga lugemise proovikivi saab aasta läbi liituda. Kõik vajalikud materjalid ja millega tutvuda on olemas meie Tori valla raamatukogu kodulehel. Ja te ei pea isegi elama Tori vallas, te võite elada ükskõik kus kohas siin lähedal. Peaasi, et te saate raamatu tulla laenutama meie juurest ja saate sinna sellele vastavale teemale peale templi ja aasta lõpus. Siis, või siis järgmise aasta alguses, kuidas me selle sündmuse teeme, et olete kutsutud tänupeole. Nii et liituda võib igal ajal, ma arvan isegi meil on olnud liitujaid septembrist, kes jõuavad aasta lõpuga ka 30 raamatut loetud. 6 raamatukogu, mina ütlen juba 7. Meil on Are, Sauga, Sindi, Suigu, Tori, Urge ja Tammiste. Tammistes on küll praegu Urge raamatukogu välisteeninduspunkt, aga see asub Tammiste algkool lasteaias ja tegelikult on seal päris suur tööpõld selle 4 klassiga ja nende lasteaialastega. Nii et põhimõtteliselt ikkagi 7 raamatukogu. Ja siis kogu seda asja ju niimoodi hallata, et mida tähendab direktori töö, kui nüüd rääkida ühest direktori tööpäevast nii-öelda. Minul tausta ju pole, osadel kuulajatel ka kindlasti pole, et milline see tööpäev välja näeb? Siin mõnele sinu küsimusele vastates ma võib-olla jäingi hätta nende statistikatega ja nende laste lugemusega, sest et direktori põhiline asi on dokumentatsioon, kuna juhi abi mul ei ole, siis sotsiaalmeedia, turundus, töötajate heaolu, et töötajatel oleks hea tööd teha ja kindlasti ka töötajate asendamine nende haiguste või puhkuste ajal.
et minu põhimõte on see, et kui ka töötaja jääb haigeks või on ta puhkusel, siis raamatu ei oleks kinni, vaid raamatu oleks lahti. Seda muidugi suvekuudel me ei saa võimaldada, suvekuudel on väiksemad raamatud kinni, küll aga Sindi raamatukogu on aastaringselt lahti kui selline naljaga öeldud valveraamatukogu Tori vallas. Kuidas üldse jõuavad raamatud raamatukokku? Kuidas see teekond on? Praegu on see teekond minu meelest väga hea, mida tahetakse küll uue rahvaraamatukogude seadusega muuta, aga ma jätaksin praegu selle rahvaraamatukogu seaduse sinna, kus ta on. Võib-olla sellest räägime teinekord või räägib sellest keegi rohkem teadjam inimene. Aga praegu jõuavad raamatud meile nii, et raamatukogu hoidjad teevad ise valiku neile tulevate nimekirjade põhjal, saadavad need soovid Pärnu Keskraamatukogusse ja Pärnu Keskraamatukogu komplekteerimisosakond tellib raamatud. Siis on meil üks mees 2 peale Tori valla kultuurikeskusega, meistrimees Gennadi, kes sõidutab 2 korda kuus uued raamatud üle Tori valla laiali ja koos nendega ka selle nii nimetatud uue raamatute ringiga jõuavad inimesteni ka raamatukogude vahel tellitud raamatud. Kui mingi raamat on ares puudu, saab selle ju Sindis tellida. Nii et selline asi on meil ka väga hinnatud asi Tori vallas see teenus. Ehk et sisuliselt siis tuleb nimekiri, selle põhjal tehakse kokkuvõte, mida tahetakse, saadetakse info siia Pärnusse, siia, kuna me oleme siin kõrval majas, eks ju, ja siit siis hakkab see raamatute teekond pihta nii-öelda. Ja raamatukogu hoidjad kõik tunnevad oma lugejaid. Mul on väga toredad kolleegid, kes teevad omavahel koostööd, sest et raamatute hinnad tõusevad minu meelest iga nädal. Ja kui nad näevad, et on üks väga hea raamat, aga mis maksab ikka üle 30 €, et kas nad tellivad selle oma raamatukokku või piisab meil vallas 1-2 raamatust. Selline koostöö omavahel on väga teretulnud. No nagu sa tõidki välja, saab ju tellida 1 raamatukogust teise, et see on nii oluline selliseid lüngad ära täita. Kui palju raamatukogud, ma mõtlen näiteks kas või Pärnu Keskraamatukogu ja Tori valla raamatukogu nagu asutuste põhiselt niimoodi koostööd teevad või mingeid asju koos välja mõtlevad või kui tihti te raamatukogu juhid omavahel kokku saate niimoodi? Pärnus on meil väga hästi. Pärnu Keskraamatukogu korraldab iga kuu viimasel reedel õppepäevi, kuhu kõik maakonna raamatukogu hoidjad on kutsutud. Vahvad esinejad, omavaheline suhtlus, mis on väga oluline, et Kihnu kohtub Sindiga ja Tori kohtub Läänerannaga, et omavahel juttu rääkida. See on hästi tore ja raamatukogude direktorid kutsub kokku Krista Visas, Pärnu Keskraamatukogu direktor. Korra kuus on meil Teamsis tund-poolteist koosolek, kus siis me saame rääkida oma tegemistest, muredest, rõõmudest ja anda üksteisele häid soovitusi. Koostöö üldse on väga oluline asi ja mina olen kogu aeg seda meelt, et koostööd teevad inimesed, mitte asutused, nii et kui eesotsas on tore inimene, siis on temaga alati hea koostööd teha. Millised on, tõid välja, et räägite muredest ja rõõmudest, millised on siis need mured ja siis jõuame ka hiljem rõõmude juurde? Ma arvan, et raamatukogu hoidjate suur mure on see, et ta peab olema kursis niivõrd paljude asjadega. Tal puudub see õppimisvõimalus. Tal oleks võib-olla see võimalus, aga raamatukogu oleks vaja selleks päevaks kinni panna, et minna ja viia ennast kurssi sellega, mis see AI, ehk see Aivar Ilves siis praegu toimetab siin Eesti kultuurimaastikul. Iga päev toob uusi asju juurde. See on raamatukogu hoidjate suur mure. Siis on raamatuhoidjate suur mure kindlasti paljudes kohtades elanikkonna vähenemine, sündivuse vähenemine, et meie siin küll rõõmsalt praegu ütleme, et meil tuleb jälle lasteraamatupäev ja meil on toredad lugejad ja nii me saame praegu öelda Tori vallas, eks meilgi on seda kõverat juba tutvustatud vallavanema poolt, kuidas ka meil hakkavad asjad minema, aga täna me oleme siin ja räägime seda juttu, mis me räägime. Ja ma arvan, et üks suur mure on veel, mis alati igas jutuajamises lõpuks välja tuleb, on raha. See on nii raamatute raha kui ka töötasu. Nende 2 koha pealt ma Tori vallas ei saa mitte midagi halba öelda. Ma arvan, et raamatukogu hoidjad võiksid saada paremat palka küll,
sest et meil on ikkagi 7 diplomeeritud kõrgharidusega raamatukogundusliku erialadusega töötajat, aga ma tean, et mujal on palgad väiksemad ja meil ka Tori vallas raamatute ja ka perioodika komplekteerimiseks antakse ikka see summa, mis me oleme eelarvesse planeerinud, et meil on väga kultuurisõbralik vallavalitsus ja volikogu. Seda on rõõm kuulda, sest et see on nii oluline, et kui allasutuse saab öelda, et meie huvidega arvestatakse, et seda on rõõm kuulda, et mõnes kohas need asjad toimivad ka. Ja. Aga need rõõmud, siin paarist juba oli juttu, on veel mõned rõõmud. Ikka ma arvan, et raamatuhoidjal on rõõm sellest, et kui ta teeb oma tööd ja ta näeb, et inimene tuleb tagasi ja ütleb, et küll sa andsid mulle hea raamatu, ma poleks kunagi, selle sama lugemismängu, see lugemise proovikivi, millest me enne rääkisime, ta tuleb raamatukogu tagasi, räägingi nüüd selle koha pealt, kus ma ise mõnikord asendan raamatukogu hoidjaid, sest raamatukogu direktorina ma seda ei tajuks, aga mulle meeldib olla laenutusletis tööl ja suhelda vahetult lugejatega. Ta tuleb uksest sisse, et ma poleks elu sees seda raamatut lugenud ise, aga sa soovitasid või keegi teine raamatuhoidja soovitas, suured tänud talle selle eest, et ma sain kogemuse võrra rikkamaks, et näha külastajate silmis rõõmu, seda nii siis raamatu puhul kui ka sündmuste puhul, mis me teeme. Meil oli möödunud reedel jutuvestmispäev Tori Lori, näha neid rõõmsaid silmi, kes ikkagi seal sündmusel on olnud, või siis seesama raamatuaasta tänupäev, et ütlevad inimesed tagasisidena, et nii tore, nii vahva kohtumised kirjanikega selle Tori Lori raames. Lugesin just eile, et Are kooli üks õpetaja oli kirjutanud oma kooli blogis kohtumise kohta Juhani Pütsepaga, et nad olid mõelnud valmistanud ette enda klassi ja et küsime mõned küsimused. Õpetaja kirjutas, et ma sain sellise energialaksu sellest Juhani Pütsepaga kohtumisest, et milliseid kirjanikke meil on Eestimaal olemas, et kui sellised õpetajate tagasisidet, lugejate ja sündmuste külastajate säravad silmad on, ma arvan, et see ongi raamatukogu töötajale suur rõõm ja veel kui sa töötad kollektiivis, kus sa tunned ennast millegi liikmena, millegi osana, ma arvan, ka see on puhas rõõm. Aga rääkides nüüd järgmistest üritustest, oskad sa praegu midagi niimoodi puusalt välja tuua, et mis on peagi ees ootamas? Peagi ees ootamas sündmustest Tori Lori just sai meil ühele poole, siis on kutsetega lasteraamatupäev, siis mis veel on vahva asi, mis on avatud mitte kõigile, aga ikkagi vahva asi on Tori valla lusikapäev tulemas 28. aprill, kus vallavanem ulatab vastsündinud vallakodanikele õpelusika ja raamatukogu annab üle Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt välja antud raamatu Pisike puu. Ja me püüame alati sel sündmusel ise kohal olla, sest seal me saame silmsideme ja esimese kontakti nende emade, isade, vanemade, vanaisadega, kes pole enne raamatukogus käinudki. Et sellised sündmused, siis tuleb suvi vahele, lastele lugemismaraton ja sügisel alustame raamatukogu päevad tulemas oktoobrikuus. Meil tähistada sel aastal Sauga raamatukogu sünnipäev ja Sindi raamatukogus järgmisel esmaspäeval kohtumine kirjanikuga Solovjev tuleb oma raamatust rääkima, minu sarja raamatust ja siis Sindi raamatukogus raamatukohvik. Ma tean, et on järgmine kolmapäev tulemas, nii et tegemisi jätkub ja kõigist asjadest on meil alati ülevaade nii kodulehel kui ka Facebookis, igal Auru raamatukogul oma Facebook ja veel, mis mul meelde tuli, Regina. Meil on koos Tori valla kultuurikeskusega teeb raamatukogu ülevallalist mälumängu, mille nimi on Sats. Nii et iga kuu toimub ka meil mälumänguvoor Sindi seltsimajas, 16 viieliikmelist võistkonda, nii et sellega on küll natukene inimesed hiljaks jäänud, aga järgmine aasta, kes on vähegi seotud Tori vallaga, pange oma tiim kokku ja tulge mälumängima. No see on nii äge mõte, kus kohast kokku tänane jutuajamine võtta, nii et suur aitäh, Heine, jätkuvad sära silmadesse ja rõõmsaid lugejaid ning vahvaid üritusi. Kohtumiseni raamatukogus.